Alo Mattiisen. Kohe, kui Alo Mattiisen rääkima õppis, hakkas ta laulma. Ja kui Alo sai endale väikese mänguklaveri, siis see otsustas kõik. Peagi läks klaverile ka elektrijuhe taha. Mattiisen potsatas ansamblisse Ins B. Need, kes alustavad progerokist, alustavad õigest kohast. Tema näppude vahelt tulid nii lühi- kui ka suurvormid. Teos lahkumine, risotoorium roheline muna, ooper dispuut. Ta seikles pop- ja süvamuusika tõsise ja show vahel. Nii-öelda kitsale ringile mõeldud muusikat ma teen ikka palju hoolsamini, pole midagi öelda. Kas see ei ole siis ikkagi tegelikult rohkem nagu iseendale tegemine või? Kes teab, võib-olla ta ongi, jah, sest ega kitsale ringile muusikat kirjutatakse ju ka palju ja on väga palju ju ennegi kirjutatud ja sinu üks pisikene tükikene võib-olla läheb nagu sügisene lehekene korra. Liugleb mööda lihtsalt. Jääb ikka nii, et Saaremaa. Kui aastal 87 kõlas Ei ole üksi ükski maa, siis enam täpsemalt aega tabada polnud võimalik. Juba aasta pärast kõlasid 5 isamaalist laulu, mille tekstit kirjutas muidugi Alo klassivend Jüri Leesment. Neist lauludest sai meie rahvusliku ärkamise soundtrack. Aga juba aasta hiljem pidi Mattiisen olema taas ajaga silmitsi. Kui ta tuli välja uute isamaaliste lauludega, oli ta nendega üsna üksi, sest kõik olid läinud juba suhkru, vatti ja vahvleid müüma. Jah, ajad muutuvad ja Mattiisen kirjutab nüüd Euromehe laulu. Selline oli siis Alo Mattiisen ja tema muusika. Oli väga meeldiv. Minul ka. Aitäh!